53-aastane Tekin Nakatšik Harju maakohtu ees ja samas olukorras olev 19-aastane Evgeni Andrejenok on väga erinevad inimesed. Üks sündinud ja kasvanud Türgis, tõsi temas voolab ka kurdi verd, vaid viimased aastad on ta resideerunud Eestis. 19-aastane Ida-Virumaa noormees on aga siin üles kasvanud ning eriti mingite erinevate radikaalsete jõududega teda siduda ei tohiks. Ometiga on mõlemad süüdistatud terroristlikus tegevuses, mis on ohtlik trend kogu Euroopas. Eesti on rahvusvahelistunud, et meil on siin ka kogukonnad suurenenud, see informatsiooni kättesaadavus on suurenenud, laienenud, aga meie vaates on see, et kogu Euroopas on ju probleemiks see, et radikaalne või äärmuslik veebisisu on kõigile kättesaadav. Et terroristlikud organisatsioonid toodavad oma seda propagandat, kus näidatakse üles hukkamisi, tapmisi, muud vägivalda. Nii et nad on selle nii hästi teinud, et see siis kaasab ka inimesi. Et kahjuks on see, et nõrgemad inimesed, kes võtavad seda omaks või siis kellel on muu viha ühiskonna vastu, võivad sellest siis saada nõnda nimed nagu nakatust. Just selline radikaalne sisu, kus teemaks vägivald, peksmine, islam, korralikult läbimõeldud õpetused selleks, kuidas toimida, mida teha, olid just kaasavaks jõuks Ida-Virumaalt pärit noormehe puhul, kes siis eelmise aasta maikuus võttiski nõuks liituda ISISega. Selle eesmärgil võtavad inimesed ette siis reise nendesse riikidesse, kus siis ühineda terroristliku organisatsiooniga ja panna toime siis ka hiljem terroriakte. Samas on ka see terroristliku propagandas ju õpetatud seda, kuidas reisida ettevaatlikult, et mitte vahele jääda seal, millised meetmed tarvitusele võtta. Ja kui juhtub see, et jäädki kuskil vahele, mida teha siis? Et pane siis juhiste järgi on see, et pane terrori kuritegu toime seal, kus sa oled. Evgeni Andrejenok tunneb huvi vägivalla vastu, talle meeldivad vägivaldsed videod, talle pakub see rahuldust, ta ise ei ole ka seda varjanud ja tõepoolest on tema arvutist ka leitud varasemalt sellele viitavaid siis videomaterjali. 53-aastane Türgi päritolu mees ennast aga absoluutselt terroristiks ei taha nimetada. Tema kutsus oma sotsiaalmeediakanalis üles inimesi liituma kurdi tööparteiga, mis on tunnistatud rahvusvaheliselt terroristlikuks organisatsiooniks. Kui keeruline seda kõike jälgida on? Kõik meie liitlased, Euroopa Liidu liikmesriigid sellega probleemiga tegelevad, püüavad aru saada, kus seda propagandat toodetakse, kes on tarbijad ja nii edasi. Nii et see on oluline, kus on koostöö väga oluline ja see aitab meil ennetada ka need terroriakte Euroopas. Selline propaganda siis tagab nendele uute värvatute ja rahastajate olemasolu. Kaitsepolitsei huviorbiidis on Eestis pidevalt paarikümne inimese ringis, kes tunnevad haiglast huvi terroriorganisatsioonide poolt levitatava sisu järele.